Tänases videos tahan ma teile lahti seletada valgustumise ja kvanthüppe tähenduse minu kanalduste põhiselt. Juulikuu ennustuses selle aasta omas rääkisin ma, et paljud teevad kvanthüppe ja paljud valgustuvad. Mida see siis üldse inimese jaoks tähendab ja kuidas see kulg energeetiliselt läheb? Paljud on valgustunud ehk valgustumise teekonnal, sest valgustumine ei ole see, et see kohe on ja oled nii-öelda täielikult valgustunud, vaid see on teekond. Ja paljud on kvanthüppe teinud. Seletan siis natuke lahti, mis tähendab minu pildis kvanthüpe ja valgustumine. Kvanthüpe on energeetiliselt lihtsalt egost välja hüppamine. Sul ei ole ja sa ei lase egoistlikel mõtetel enda pähe tulla. Sul lihtsalt neid ei teki samm-sammult. See, mida on juba 20 aastat räägitud, 100 eri nurga alt. Kõik algab sinust endast. Kui oled naasnud enda sisse, enda algallikasse ehk alateadvusesse täielikult kohale, keha ja hing on harmoonias, siis algab sinu isetu elu. Ehk sa oled teinud hüppe, otsuse ja valiku elada harmoonias, rahus iseendaga. Sa teed otsused alati, et sinul endal oleks hea ja mugav ning sina ise tõstad enda otsusega enda elukvaliteeti. Kui sa oled korra juba ego ületanud, siis seda rohkem vaja teha ei ole. Keha võtab vastu selle sageduse, et ta ei lase selliseid mõtteid ja vibratsiooni läbi ja hing ei pea sellega tegelema, et ennast rahustada või võidelda millegi vastu või otsida vabandusi, ehk iga vabanduse taga on hirm, vaid need mõtted ja tunded enam ei tule ja siis sa saad olla egovaba ehk kvanthüpe energeetiliselt. Mis siis on valgustumine? Valgustumine on järk-järguline egovaba elu. Ehk järjest rohkem sinu keha ja hing teevad koostööd. Sa unistad, otsustad ja tegutsed. Mida inimesed selle käigus siis kogevad? Segadust hingetasandil, otsustusvõimetust või vastupidi, täielikku tühjust ja emotsioonitust. On hulluks minemise tunne ja enda maailma ärakaotamise tunne. Miks see nii on? Sest see energeetiline teekond keha ja hinge jaoks on keha ja aju jaoks väsitav. Kui kõik meeled, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompamine, nägemine ja sisetaju avanevad enda sisse, siis aju tahab seda kuidagi kontrollida. Ei saa sellega hakkama, sest seda on korraga liiga palju. Sest selgelt nägemist ehk sisemist tunnetust, meelte avardumist ei saa kontrollida. Sellel peab laskma lihtsalt südame tasandile tulla ja seal settida ehk ajule söödavaks teha. Ja siis lasta voolata ilma piiranguteta. Aju hakkab seda infot, mis siis nende meelte kaudu tuleb, automaatselt mustrite kasti panema. Ehk kas see, mida ma tunnen ja tajun ja need mõtted, mis mu pähe tulevad, peavad alluma kas füüsika, keemia, matemaatika, bioloogia reeglitele. Aga sisetaju on need kõik kokku. Neid ei saa eraldada üksteisest. Näiteks, sa ei saa võtta porsi supi seest välja eraldi soola, pipart ja erinevaid maitseid. See ei ole lihtsalt võimalik.
Ja täpselt seesama toimib ka algallika ehk alateadvusega. See on kõik üks ja see üks on kõik. Kõik teadused, teadusharud on ühes potis ja neid ei saa eraldada, sest nad on omavahel kõik seotud nagu ketis ahel. Kui sa naased kogu enda hingeolemuse ja loomusega enda algallikasse, kus ei ole ego ega piiranguid, ei ole kindlaid lõpetatust tekitavaid energiat, siis põhimõtteliselt sa oledki valgustunud, sellepärast et sa saad aru, et nii on ja sa võtad selle omaks. Sa ei hakka seda kuidagi tõestama ei teistele ega endale, vaid sa lihtsalt vajud energeetiliselt enda algallikasse ehk tavateadvusest alateadvusesse. Suurest ajust ehk käbinäärmest läheb signaal väiksesse aiu, seljaaiu ja läbi selle jõuab ta sinu sabakonti ehk vaimsesse sinusse. Ja sinu vaimne sina saadab signaali mööda selgroogu, väikest aju ja suurt aju ülesse käbinäärmesse. Otseühendus sinu tavateadvuse ja alateadvusega. Ja see ei ole seotud ei kollektiivteadvusega, ei universumiga, kosmoseenergiaga, see on seotud ainult sinu isikliku elujõu ja väega. Ehk teadlik enda elujõu ja väe kooskõla. Sa lihtsalt tead, et see kõik kuulub sulle. Ja siis on sinu jaoks uus etapp alanud. Sa pead endale õpetama, millest sina koosned. Mitu protsenti on matemaatikat, mitu grammi on keemiat, mitu millimeetrit bioloogiat. See kõik kokku oledki 100% sina. Ehe, puhas, siiras sina ja sellist teist ei ole. Maa peal on ainult üks. Sinu vaimne intelligentsus on see, millest sina koosned. Ja nüüd on vaid sinu valida, kui palju sa iseennast kasutad iseenda hüvanguks. Kas piirad ennast, sest kardad eksida või usaldad ennast nii palju, et ei karda kasutada enda energiat enda hüvanguks igas hetkes täiuslikult. Soovitan kasutada taotluslauset ehk afirmatsiooni. Kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks siin ja praegu parimal viisil. Siis tõmbad sa ennast kohalollu, mis on valgustumise teekonnal vajalik, et kõik sinu meeled, mis on ühenduses iga sinu tšakraga, tšakrad on näärmete asukohad, sealt ka keha ja hinge koostöö toimimine. Et nad kõik oleksid ühes rütmis ja et sinu suuraju, väikeaju ja seljaaju saaksid olla ka ühtses rütmis ehk kuldenergias. Keegi ei tööta kellelegi vastu ja kõik teevad koostööd, kõik osad sinust, nii tavateadvus, alateadvus kui ka sinu keha rakumälu. Sa liigud otse enda sisse ja sealt välja enda hüvanguks. Teed otsused enda hüvanguks ja tegutsed. Mitte teiste sisse, teiste arvamuse sisse ja teiste hüvanguks, et teistel oleks hea olla. Me kõik seisame varem või hiljem enda isikliku teekonna alguses. Kõik, kes te juulikuus tegite hüppe, toimus natukene hulluks minemise tunne või raskus või südame pekslemine või isutus või tohutu isu. Sellised äärmused, mis signaale keha annab, on märk sellest, et midagi väga tugevalt energeetiliselt muutub. Lase keha lõdvaks, tee sügavaid hingamisi, luba enda armastusel ennast kanda ja usu endasse. Kasuta taotluslauset, ma usun endasse,
ma usaldan enda elu. Ja vaata, et sul oleks unistusi. Siis on hingel kerge ja lõbusam seda rännakut jätkata ja tekib ka julgus võtta uusi kogemusi, et ei jääks vanadesse turvalistesse kogemustesse kinni, vaid julgelt koge natuke midagi täiesti uut, mida sa võib-olla varem pole kogenud. Ja sa avastad, kuidas sulle asjad hakkavad meeldima ja kuidas su mõtlemine ja sisetunne lähevad avarduvad. Sa vaatad inimest, aga sa vaatad tast läbi. Sa vaatad inimest, aga sa näed tema sisse. Sa kuulad muusikat, laulu, aga need sõnad ja see meloodia jõuavad sulle südametasandisse. Ehk kõik, mida sa koged väliselt, jõuab sinu sisse, sest seesmiselt oled sa signaali välja andnud, et sa soovid seda kogeda hinge tasandil. Kui siiamaani me toimisime rohkem tavateadvuses, ehk mõte oli tähtis. Esimene mõte, mis pähe tuli, oli tähtis, siis nüüd see enam ei tööta, vaid on esimene tunne, mida sa tunned, on tähtis. Sellele sa saad toetuda ja see on sinu enda hingeolemuse loomuse vundament. Ehk see, millest oled sa alguse saanud, algallikas ja see, millest sa oled üles ehitatud energeetiliselt. Igalühel on oma pagas, igalühel on oma sagedus. Kui siiamaani suruti meid kõiki ühte sagedusse, siis nüüd hakkab meil olema igalühel enda isiklik sagedus ja sina kiirgad seda välja. Ja oma kiirgamisega hakkad sa mahutuma maailma. Praegu me oleme veel selles ajas vaheetapis, perioodis, kus sulle aeg nõuab hulle inimesi. Vaid et liigume selles suunas, et iga inimene on tähtis, iga indiviid on oluline, iga inimene on tema ise kogu oma täiuses, iseloomu ja olemuse ja loomusega. Kui oled energeetiliselt keerulises raskes kohas, tunned, et füüsiliselt ei jätku enam elujõudu, lihtsalt ei jõua ja mõtted enam ei tule pähe, mida võiks teha, kogeda, on ainult need tavapärased asjad, koristan, söön, lähen magama, teen tööd, lähen magama, tõusen üles, unustan kas või söömise ära. Et siis kindlasti mitte sellesse rattasse kinni jääda, vaid natukene murda iseennast, minna kas või välja jalutama, osta endale mingit sööki, mida sa pole kunagi söönud, aga tahaksid maitsta. Siis tee seda. Anna kehale värskust, uut signaali ja siis ta saab vana eest ära lagundada nii mõttemustrilt kui kehalt ja saab uus värske peale tulla. Mõnusat teekonda kõigile. Mis siis füüsiliselt teie jaoks kõik see info tähendab? Kuidas see teie keha mõjutab ja kuidas te saaksite sellega hakkama saada? On see, et te võite tunda täielikku segadust, nii vaimselt kui füüsilise kehaga. Või täiesti apaatsust. Mitte miski ei tekita rõõmu, mitte miski ei huvita ja hingetasandil on tühjus. Kindlasti kasutada toetuslauset. Kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks parimal viisil siin ja praegu. Lihtsalt endale seda lauset korrates te toote ennast enda keskmesse tagasi ehk sinna algallikasse, mis avanes hüppekäigus ja siis järgnes sellele valgustumine järk-järgult. Mida saate veel teha? Saate tähele panna, kas kõik, mis teie elus juhtub, on seotud teie füüsilise mõtlemise, füüsilise kehaga, valud, migreenihood, ärevushood,
keha värisemist, südame pekslemist, suu kuivamist, veresuhkru kõikumist üles-alla. Kõik sellised füüsilised nähtused on tegelikult seotud energeetilise nihkega, energiaga teie ümber ja teie sees, mida te kogete esimest korda. Või on seotud see teie vaimse teiega. Ehk kas te olete üle mõelnud, üle muretsenud või olete lihtsalt endale loonud midagi, mida te tegelikult ei taha, sest energia on tohutult intensiivne ja kõik, mida te mõtlete, täitub kohe. Ei ole enam poolt aastat, 7 sekundit, vaid on 3 sekundit. Kõik realiseerub kohe. Et kõik, mille pärast te muretsete te enda ellu. Soovin teile kõigile mõnusat, rahulikku valgustumise teekonda, nii keha kui hingega harmoonias olles. Hoidke ennast kohalolus, selles hetkes siin ja praegu. Ärge laske oma mõtteid eilsesse ega liialt homsesse, vaid kõik, mis te tegutseda saate, saate siin ja praegu, selles hetkes, kohalolus olles. Püüdke hoida peas kergust. Ärge reostage enda tulevikku enda halbade, kurjade, pahatahtlike mõtetega. Kui su mõtted on täna puhtad, siis homme sa elad egovabalt. Luba endal kogeda seda egovaba elu, kus kõik, mida sa valid ainult selle, mida sa naudid ja mis tõstab sinu elu kvaliteeti. Ja sinu enda põhiselt, et sinul endal oleks hea ja mugav, turvaline ja mõnus olla. Mina tänan südamest selle video vaatamise eest ja selgelt nägemiseni.